Hei, pole mina ammu videot teinud. Plaan oli kirjutama hakata tegelikult, sest pesin mina hommikul seal nõusid köögis ja siis hakkasin mõtlema. Hakkasin mõtlema sellest, kuidas me vanematena toetame enda laste kooliteed. Noorte siis. Ma hakkasin mõtlema sellest, et väga tore, et kõik võib-olla siis soovivad edasi minna ülikooli ja kõik on väga ilus ja kena, on ju. Ja et me peame neid ikkagi toetama terve selle aja. Ja mitte, et see nagu vale oleks. Küll aga ma hakkasin mõtlema seda asja. Kui palju huvitav me õpetame sellega noorele selgeks seda, et ta ei pea mitte kunagi ise hakkama saama. Et me oleme kogu aeg tal selja taga, me teeme selles mõttes kõik nende eest ära. Nad ei pea... Mul on nii palju mõtteid korraga peas praegu lihtsalt. Ühesõnaga, hakkame lihtsalt kuskilt peale. Nii, hakkasin mõtlema mina seda, et minu oma tütar näiteks valis minna ülikooli, ülisuper, ülitubli, kõik on väga super. Ja siis ta küsis mu käest üks päev, et kas ma olen nõus sellega, et ma maksan tal praegult tema ühikatoa üüri on ju, ja ma teen seda järgmised 6 aastat. Okei. No selles mõttes, et sa lähed kooli. Me oleme vanematena ju kohustatud tegelikult toetama siis, kuni lapsed koolis käivad, on ju. Kõik ilus ja tore ja kena. Ja siis ma hakkasin mõtlema nende teiste noorte peale, kellega ma veel sel teemal rääkinud olen. Või siis vanematega, kes on nagu minu juurde tulnud siis taolise teemaga. Ja kui nüüd noortest rääkida, siis suhteliselt palju on neid noori tegelikult, kes on hakanud seda ära kasutama. Jah, vanemad on kohustatud neid üleval pidama, kuni nad koolis käivad. Absoluutselt. Nad ei pea käima tööl, sellepärast, et kooli kõrvalt niimoodi õppida ja tööl käia on väga raske. Okei. On. Võib aru saada, on ju. Aga suhteliselt paljud noored käivad seal ülikoolis ainult sellepärast, et käia ülikoolis. Et nad oleks kuskil koolis sees. Ja miks? Sest siis neil on hea vabandus mitte tööle minna. Sest vanemad maksavad kõik kinni. Kuna kooli kõrvalt on nii raske tööl käia, eks ole, vaja mahukas, stress, kõik nii edasi ja tagasi, ja siis on need tuleb õppida ja igasuguseid asju seal ülikoolis veel teha ja siis on nagu raske, on ju. Aga nad kasutavadki seda ära. Nagu päriselt. Ja nad kasutavadki seda ära. Nad ei pea minema tööle. Neil on kõik riided seljas, nad saavad endale süüa osta. Pane tähele, kusjuures süüa osta, mitte süüa teha isegi. Ostavad, käivad väljas söömas, tellivad. Meil on Boltid, Woltid, kõik jutud on olemas, on ju. Nad ei oskagi süüa teha. Sest et esiteks nad ei ole pidanud seda kogu aeg õppima, sellepärast, et vanemad teavad kõik eest ära, on ju. Küll ta kunagi õpib. Aga kas ikka õpib? Ma küsiks tegelikult selle peale. Ma ei usu väga. Sest kes pushib?
ma saan aru, me peame lapsi toetama, kuni nad koolis käivad. Aga kui see koolis käimine hakkab saama lihtsalt vabanduseks mitte midagi muud teha ja ärakasutamiseks vanemate suhtes, mingil hetkel kuskilt peab ju tegelikult see lapse vanem panema sinna mingisuguse piiri peale. Laps on 20+, 20-aastane, ta on täiskasvanud inimene. Olgugi, et noor. Mida me neist hellitame tegelikult? Ma saan aru kõigest sellest, et see haridus on tähtis. Ma saan aru kõigest sellest, et see on absoluutselt super, kui noor tahab õppida, ta lähebki ülikooli, ta teeb seal ära oma baka, ta teeb seal ära magistri, halleluuja, on ju? Ja siis ta võib-olla läheb veel kuskile kooli. Aga mina täiskasvanuna, ma pean rääkima iseendast sellepärast, et ma tean, et ülipalju neid inimesi, kes hakkavad vastu vaidlema. Mina näiteks nüüd täna valin iseennast ju koolitada. Ma käin ka koolis, koolide ees. Ma olen seda teinud viimased 10 aastat ja ma olen 40+. Ja samal ajal on mul lapsed ja samal ajal ma pean ikkagi täiskohaga tööl käima. Kuidagi midagi valesti ei tundu või? Miks ma ei võiks oma emale siis peale sõita, et kuule, või vanematele siis, et kuule, tegelikult ma käin nüüd koolis, et noh, ja jube raske on kooli kõrvalt mul tööl käia, eks ole, et äkki sa toetad mind. Mis asja äkki toetad mind? Konkreetselt lihtsalt, äkki sa annab mulle söögiraha, mul läheb vaja umbes 2 sotti kuus, on ju. Mis asja 2 sotti? Mul läheb vaja tonn kuus. Sest mul on ikkagi üürid, ma tahan elada ja midagi fun'i teha, on ju, ja süüa võiks ka. Aga ja, siis tuleb sinna sisse veel see nüanss, et tegelikult ma ei jõua selle õppimise kõrvalt nagu endale süüa teha, et ma pean tellima. Noh, ja see on kallis. Paned tähele? Me peame tegelikult lihtsalt võtma kätte. Ma tean, et mitte keegi ei räägi sellest. Kõik räägivadki sellest, et me peame toetama enda lapsi, kuni nad õpivad. Punkt. Aga kus on piir? Kus on piir? Selles mõttes, et kuskil tuleb see piir tõmmata. Kui nüüd tagasi mõelda, meie vanused siis. Me pidime tegelikult juba võib-olla isegi keskkooli kõrvalt tööle minema. Sellepärast, et keskkoolid on teises linnas ja elamine on kallis. Ühikad on, ühika üür oli muidugi tol ajal täiesti naeruväärselt odav, on ja selle kõrval, mis ta nüüd tänapäeval on. Aga süüa oli ka vaja, siis tahtsid veel pidutseda, on ju. Siis nii mõnelgi meist olid mingid halvad harjumused küljes, või me tekitasime endale halvad harjumused külge, kellel siis suitsetamised, kellel miskid muud, on ju. Ja noh, ma ei tea. Ja siis ma hakkasin mõtlema veel selle peale, et kui vanem näiteks ütlebki oma noorele, et ta ei... Okei, see ei olnud päris see, mida ma nüüd plaanisin öelda. Huvitav, et see sinna nüüd läks. Ma plaanisin öelda tegelikult teistmoodi. Enne kui ma siin mõtlesin oma ette, enne kui ma võtsin selle asja välja. Et kui paljud vanemad nagu on kadedad selle peale tegelikult oma sisimas, et laps saab niimoodi õppida, et teda toetatakse terve selle aja, et talle antakse raha, et ta ei pea ise mitte midagi kõrvalt tegema. Ma pean ütlema, et minul isiklikult käis see väikene kadeduse nõks läbi. Ma tõsiselt ei usu, et mitte kellelgi seda ei ole. Päriselt. Tuleb, kui üdini iseenda vastu aus olla,
endale tunnistada seda, jah, sa oled oma lapse peal kade veits. Sellepärast, et tal on käes need võimalused, mida sinul ei olnud. Sa toetad teda viisil, kuidas sinu vanemad seda võib-olla ei teinud. Teeb veitsa kadedaks küll. Mida halvas mõttes? Aga see pisikene indikaator seal juures, et näed, kurat, oleks minul ka omal ajal niimoodi olnud. Damn, on ju? Aga kuskilt me peame tõmbama ikkagi selle piiri. Sellepärast, et kui me terve lapsepõlve üritame lapsele selgeks õpetada vastutust ja kohusetunnet ja kõiki selliseid asju, siis miks peaks selle õpetamine lakkama siis, kui ta saab täisealiseks? Ta ei hakka ju ometi lihtsalt oma elu eest vastutuse võtmine. See peaks olema next step tegelikult selle ülikooli minemisega. Ja tegelikult juba siis keskkooli minemisega. Eriti veel, kui kolitakse selleks ajaks nagu kodust välja. Ja väga tihti see niimoodi tegelikult on. Ta peab hakkama ise vastutama oma tegude eest, ta peab ise hakkama vastutama oma valikute eest. Meil jubedalt meeldib lapsi ära hellitada lihtsalt sellepärast, et meil endal ei olnud selliseid võimalusi lapsepõlves. Tahame oma lastele head. Aga mingil hetkel sealt me hakkame tegema karuteenet. Sellepärast, et see 20-aastane, 20 pluss, ta peaks tegelikult olema juba nii piisavalt täiskasvanu, et ta saab aru, millal vanemate abi ja tugi hakkab muutuma naeruväärseks ja häbiväärseks. See ei ole okei tegelikult, et sa oma 26-aastast tütart või poega veel toetad siis, kui teed tema eest nagu rahalises mõttes kõik ära. Lihtsalt sellepärast, et tema koolis käib. Käigu siis koolis. Okei, ma saan aru, paka on ju. Aga edasi sealt läheb juba tema enda puhas valik. Miks peaksid sina olema kohustatud seda siis toetama rahaliselt? Absoluutselt, sa võid seda muidugi teha. Pisteliselt. Sünnipäevad, jõulud, kõik siuksed asjad. On ju. Aga kurat, ma natukene ikkagi leian, et see on ära hellitamine. Ja nad hakkavad seda ära kasutama, isegi siis, kui nad ei tunnista seda. Mingil hetkel peaks hakkama sellele noorele sisse tekkima selline tunne, et kurat, ma pean hakkama ise vastutust võtma, kaua ma istun oma vanemate rahakoti peal. Nad tahavad ka oma elu hakata elama äkki varsti. Ma olen 20 pluss aastat eeldanud, et vanemad maksavad minu eest kõik asjad ära. 20 pluss aastat. Kuskile peab mingi piiri tõmbama ju. Nagu päriselt või? Nagu reaalselt. Ja me vanematena peame, issand, kui palju on selliseid videoid, kus scrollid seal igal pool ringi ja siis avastad, et nagu pannakse üles videosid, kus need mingisugused lapsed istuvad veel üle 25-aastased, ütleme 30-aastased vanemate kodus, midagi ei tee konkreetselt, välja ei koli ja siis see vanem peab maksma tema eest kõik asjad ära, rabama ise tööd teha. Ja see noor inimene lihtsalt passib. Aga huvitav, kas see ei võiks olla see jätk sellele, kui seal 20-ndate alguses on unustatud tõmmata piir. On unustatud õpetada lapsele seda, et kuule, tegelikult sa võiksid nüüd tõesti hakata vastutust võtma iseenda elu eest. Sa oled täiskasvanud inimene. Sa oled täiskasvanud inimene, kaua võib? Äkki see raha, mis ma panen iga kuu sinu peale, ma ei tea, alates paarist sotist, kuni lõpetades tõesti võib-olla tuhandega, 100 euridega. Äkki ma tahaks reisile minna, äkki ma tahaks oma kodus remonti teha,
äkki ma tahan, ma ei tea. Pluss veel see, kui kodus on mitu last. See esimene, kes sel juhul läheb ülikooli, ta valib sinna minna, vanemad okei, toetavad. Annavad võimaluse tal, ma ei tea, harjuda seal omaette eluga ja nii edasi, Aga siis, kui see järgmine laps kooli läheb, samamoodi, ta tahab ka raha saada ju. Kas see vanem on põhjatu või? Päriselt. Mingil hetkel tuleb sinna lihtsalt piir tõmmata, see ei saa kesta igavesti. Me tahame lapsi toetada, me tahame lapsi aidata absoluutselt, aga peab tõmbama sinna mingisuguse piiri. See ei saa kesta igavesti. Sa ei saa lasta vanemana sellel kesta igavesti. Sest vastutuse, kohusetunde, oma elu eest otsuste tegema hakkamise, selle peame ka meie neile vanematena selgeks õpetama. Millal siis? Me tahame, et meie laste elu oleks lihtne, absoluutselt tahame. Aga millal nad harjuvad ära selle päris eluga, kui me ise ei tõmba kuskile piiri? Millal nad õpivad selgeks selle, et ongi elu raske, ma peangi käima täiskohaga tööl, ma peangi võib-olla tegema neid 13-tunniseid, 12-tunniseid tööpäevasid ja sealt kõrvalt ma tahan veel iseennast arendada ja see ongi raske. Kui ma tahan hakata iseenda eest jõuda iseendaga kunagi nii kaugele, et ma saan valida oma tööaega, minu töö on minu hobi, kõik sellised ilusad jutud, sinna jõudmine on teekond tegelikult. See ei juhtu niimoodi, et vanemad maksavad mul kõik asjad kinni ja siis järsku lampi üks päev ma ärkan üles, heureka! Ja ma leiutan iseendale, ma teen endale firma, ma olen iseenda tööandja, ma teen oma hobist oma töö. Tekib küsimus veel, mis see hobi on? Kas sa terve selle aja jooksul reaalselt kasutasid seda aega ära nii targalt, mis vanemad sinule kinni maksid, noor? Et sa päriselt töötasidki selle kallal, et jõuda mingil hetkel sinnamaani välja, et ma juba saan panna selle asja enda kasuks tööle niimoodi, et ma teenin raha. Et ma olen vanemate abi ära kasutanud selleks, et päriselt leida üles endas see, mis hakkab mulle raha sisse tooma. Ja kas ma päriselt selle aja jooksul, kui vanemad maksavad mulle terve minu elu kinni, olen jõudnud omadega nii kaugele selle aja sees, kus ma juba olen hakanud vaikselt midagi ise ka teenima ja siis üks päev ma saan minna oma vanemate juurde ja öelda, et teate, mul on teile uudis. Te ei pea mulle enam raha andma, sest ma teenin ise. Aitäh, et te mind toetasite. Aitäh, et te andsite mulle võimaluse jõuda endaga nii kaugele, leida üles need võimalused, koolitada ennast, arendada ennast. Aitäh selle eest, aga te ei pea enam seda nüüd tegema, ma saan ise hakkama. Ma olen ise endaga nii kaugel. Kui paljud noored niimoodi on teinud praeguseks? Ma pean ütlema, et ma väga armastan oma lapsi, absoluutselt. Aga ma valin armastada neid täpselt nii palju, et mitte neid niimoodi igavesti ära hellitada. Ma tõmban kuskile selle piiri. Ma pean seda tegema lihtsalt, sellepärast, et ma armastan neid nii palju, et ma tahaks, et nad saavad ilusti hakkama enne seda, kui mina siit maa pealt kaon. Ma ei ela igavesti. Päriselt ka. Ja ma tahan niimoodi, ma tahan jõuda endaga nii kaugele, et ma tean, et nad saavad hakkama. Ma olen õpetanud neile iseseisvust. Iseseisvust ka täiskasvanute maailmas. Meie pidime seda omal ajal tegema ilma valikuta. Meil lihtsalt ei olnudki muud valikut. Ja let's face it, täna meil on nii palju noori, kelle samamoodi lihtsalt ei ole muud valikut.
ometi nad saavad hakkama. Mis sinu lapsel siis viga on? Miks tema ei peaks? Meil on nii palju noori, kellel puudub igasugune võimalus selleks, et vanemad toetavad neid. Ometi nad käivad ülikoolis, ometi nad teevad magistrid endale ära. Nad lähevad, õpivad veel juurde midagi, samal ajal käivad trennis, samal ajal käivad tööl, nii mõnelgi neist on juba lapsed. Kuidas nemad hakkama saavad? Ja miks sinu laps ei peaks? Kas tõesti see, et saada täiskasvanute maailmasse ilusti hakkama juba noorest inimesest peale, tuleneb ainult sellest, kui sul puudub teine valik? Ma ei usu. Ühesõnaga, me peame vanematena kuskile tõmbama selle piiri. Kõik see toetamine, see jutt, kõik on ilus, tore ja kena, aga me peame natukene reaalsust ka vaatama. See ei saa kesta igavesti, lihtsalt ei saa. Mul endalgi seisab see olukord ees, kus juures. Tütar ütles mulle ju, et kas ma oleksin nõus teda toetama järgmised 6 aastat. Mul oli okei. Iseenesest why not, on ju? Mul küll olid seal punktijooned, igasugused küsimärgid õhus, millest ma küll valisin talle tol hetkel mitte rääkida, sellepärast, et ma ei tahtnud võtta talt ära seda motivatsiooni, sest ta nii väga tahtis ülikooli minna. Jumal, super, väga nõus. Küll aga ma pean nüüd võtma temaga ette ikkagi selle vestluse, et ma ei toeta sind 6 aastat, sest sa oled siis 26-aastane. Natuke liiga vana selle jaoks, ma ütleks. Ma tahan, et sa õpiksid iseseisvust. Sest sul on veel vennad, kes peaksid varsti kooli minema niimoodi kaugele. Ma pean neid ka toetama. Ma ei ole rahapada. Sorry. Aga ma ei hakka võtma endale teist tööd kõrvale, 3. tööd kõrvale lihtsalt sellepärast, et sina saaksid rahulikult lulli lasta. Sorry, et ma niimoodi ütlen, aga päriselt ka lulli lasta seal ülikoolis. Jah, sul on raske, ma saan aru sellest. Muidugi on. Elu ongi raske. Aga tänu sellele sa pead õppima ise ka tegema valikuid. Ma saan aru, et ideaalses elus on, seda mõtlevad ilmselt väga paljud, on ju. Ma räägingi nüüd juba teistele ka, et ideaalses elus sa lähed ülikooli, sa teed ära baka, sa teed ära magistri. Ja siis sa hakkad elama. Või kas hakkad? Ma ei usu, sest sa tegelikult oled siis juba nii ära hellitatud ja nii harjutatud sellega, et sa ei pea ise mitte midagi tegema. Et tegelikult sa ei saa hakkama. Päriselt ka ei saa. Ma ei usu. Ma ei usu. Elu näitab teist. Päris elu ei käi nii. Sorry, aga päriselt ei käi. Ühesõnaga, me peame vanematena tõmbama kuskile piiri. Sellepärast, et reaalselt see noor hakkab seda ära kasutama. Ta ei õpi iseseisvust niimoodi. Sa pead mingil hetkel vanemana astuma lihtsalt sealt selja tagant ära. Sa võid olla kuskil kaugelt tugi olemas, aga sa pead astuma sealt selja tagant selles mõttes ära, et see laps peab hakkama, see noor peab hakkama ise püsti seisma. Mis tast kunagi niimoodi saab? Mõtle pikema perspektiivi peale. Mis tast saab? Kuidas ta hakkama saab? Päris elu peksab peale, ega sa ei pääse sellest ju. See päris elu tuleb mingil hetkel peale. Mis siis, kui sinuga juhtub midagi selle aja jooksul, kui tema ülikoolis käib? Tegelikult me ei tea ju. Ta peab olema valmis selleks, et ta saab ise hakkama. Ja see tähendab seda, et mingisuguse finantseerimise enda valikutes õppida edasi peab ta tegema ka ise. Ta peab hakkama mingil hetkel ise ennast finantseerima. Jah, sa võid seda mingi aja tema eest ka ise teha. Ta läheb poole kohaga tööle. Meil on tänapäeval nii palju variante.
Päriselt. See on absurd. See on absurd öelda, et tal ei ole varianti, tal on raske. Ei ole. Järelikult ta ei viitsi otsida neid valikuid lihtsalt ja ta ei peagi sellepärast, et sa oled tal selja taga, sa toetad, sa hellitad teda. See ei annagi talle võimalust ise nagu hakata hakkama saama. Ja jah, see tundub karm, jah, see ongi karm. Astuda niimoodi selja tagant ära lihtsalt noorel, keda sa oled siiamaani kogu aeg toetanud. Sa pead mingil hetkel seda tegema lihtsalt. Millal sa ise elama hakkad? Kas siis, kui sa oled nii vana ja väeti, et sa ei jaksa enam? Kujuta ette. Ma ei taha küll paha olla, aga päriselt ma annan sulle sellise mõtte praegult, et kõik see raha, mis sa praegult paned sinna alla, et toetada enda üle 20-aastast last tema kooliteekonnal, kõik see raha sa võiksid panna iseendasse. Mida sa veel selle rahaga teha saaks? Iseendale. Äkki sa saaksid reisil käia. Äkki sa tahaksid ise kuskil kursustel käia või koolitustel käia. Äkki sa saaksid kodus remondi ära teha. Äkki sa saaksid osta endale mingisuguseid ilusaid riideid. Äkki sa saaksid minna spaasse. Äkki sa saaksid, ma ei tea, lubada endale selle jõusaali mingisuguse nagu, mis need on, need personaaltreenerid, igasugused toitumiskavad, äkki sellised asjad. Äkki sa saaksid lubada endale midagi muud, midagi iseendale. Äkki sa saaksid osta endale selle kutsika, keda sa juba ammu tahad, sellepärast, et sa saad selle paar sotti, mis sa praegult lapse peale paned iga kuu, on ju, 100 tegelikult, on ju. Sa saaksid koguda selle kokku ja osta endale selle koera, selle tõukoera, keda sa ammu tahad, või kassi. Äkki sa saaksid kodus mingi tehnika vidina välja vahetada, suurema teleka näiteks, helisüsteemi, no ma ei tea, mida iganes ühesõnaga. Sa pead vanemana mingil hetkel hakkama iseendasse ka investeerima, kuni sa veel jaksad. Ja sina noor peaksid hakkama ükskord andma vanemale võimaluse elada, sest ta on 20 aastat teinud seda sinuga koos, sinu pärast, sinu jaoks, sinu heaks. Millal sa annad talle selle võimaluse? Sest see on ka sinu vastutus, sinu kohustus. Astuda vanema kaelast ära. Jah, ma ütlesin kaelast. Meelega. Su vanem on väsinud. Ta küll ei näita seda välja, aga ta on väsinud. Tal on ka raske. Tal on ka raske. Sest ta on ikka veel sinu selja taga. Tead, kui raske see on. Tema käib täiskohaga tööl, ta on nii väsinud ja ta käib sinuga koos koolis. Muretsedes, kuidas sina hakkama saad, kas sul on piisavalt raha, äkki ma peaksin käima rohkem tööl, et anda oma lapsele rohkem raha. Mul on enda üüriga praegult raske ja ma pean maksma veel tema üür ära. Kujuta ette praeguste elektrihindade juures noor, tegelikult ka. See oli lihtsalt nagu kõige parem ja lihtsam näide siia tuua see elektrihind. See freaking elektrihind. Kujuta ette, su vanemal on nii kõrge elektrihind praegult. Ta peab nii palju maksma rohkem. Aga sinu ka ju. Kas sa mõtled selle peale, kas sa mõtled oma vanema peale? Tegelikult mingil hetkel peaksid need asjad nagu omamoodi pöörduma. Sina toetad vanemat. Mitte vanem enam ei toeta sind. Osta ise endale riideid. Miks vanem peab sulle neid ostma? Koolita ise ennast. Miks tema peab seda tegema? Ta on seda teinud 20 aastat, kas sa selle peale mõtled? Kõik need trennid, kõik need laagrid, kõik sinu kapriisid, ekstra telefon, ekstra telefoni arve, ekstra arvuti, ekstra mis iganes sa tahad endale külge riputada, reisidel käimised, ekstra pilet sulle, kõik võimalikud, kui palju on tema sinu terve elu jooksul sinu peale raha pand. Ja miks sa arvad, et ta teeb seda elu lõpuni? Miks? Ei tee.
nii et ühesõnaga. Natuke siukest mõtteainet sulle nüüd. Sest mina kavatsen mingil hetkel nüüd oma tütrega selle vestluse ette võtta. Sest päriselt. Ma võisin olla alguses sellega nõus, aga ma ei mõelnud täpselt seda läbi. Ja mul tekkis nüüd see mõttekoht lihtsalt sellepärast, et mul on üks laps veel kooli minemas kuskile kaugele. Järgmised ühikad ja söögirahad. Unbelievable tegelikult, et ma üldse ei mõelnud selle peale siis, kui ma tütrele ütlesin, et jaa, okei, muidugi ma... Aga no okei. Ma maksan sul järgmise 6 aastat seda ühikaüüri nagu. Oma peas mõtlesin, või noh, siuke sisetunnelik, siuke... Kas ikka maksan? Aga vaatame veel. Tegelikult natukene on see seda, et ma mõtlesin, et ta tuleb ise mingil hetkel selle peale, et kuule, tegelikult see vist läheb too much. See on natukene too much. Kas sa saad reaalselt hakkama? Aga kuna seda ei ole juhtunud, natukene naiivne minust oli seda mõelda, sellepärast, et oma viga tegelikult hellitada lapsed niimoodi ära. Me peame mingil hetkel tõesti võtma vanemana selle asja endale mõtteks, et kurat, ma olen lapse ära hellitanud. Ja ma pean sellele nüüd piiri peale panema. Sest see ei saa kesta reaalselt. Ei saa kesta igavesti. Ei saa. Asi ei ole selles, et ei ole võimalust. Asi on selles põhimõttes seal taga, millest ma juba eelnevalt rääkisin ka. Nad hakkavad seda ära kasutama, nad lähevad mugavaks. Ja see ei ole absoluutselt hea sisseelamine täiskasvanu päris eluks. Mida varem nad sellega ära harjuvad, mida varem nad selle selgeks saavad, seda lihtsam on neil tulevikus endal. Siis kui päris elu tõesti peale peksab. Not. Aga et jah. Aitäh, kui kuulasid ja järgmiste videoteni. Tšau!